Tere tulemast siis kuulama meie kergelt programmeerimise podcasti ja täna oleme siin kahekesi koos Arviga, sest Kristjanit on tabanud detsembris palju liikuvad viirus. Ja täna on meil siis plaanis rääkida pikemate teemadena Power Apps template'idest ja siis app source'is olevatest valmis rakendustest. Aga esimesena lihtsalt huvi pärast selline küsimus, et ma vaatasin ise, et Microsoft Ignite'i, mis oli kuu aega tagasi umbes, seal räägiti siis hästi palju Power Platformi puhul loomulikult tehisintellektist ehk AI'st inglise keeles ja kuidas AI agendid siis peaks lihtsustama nii neid protsesse, mida siis Power platvormil disainida või nendes rakendustes kasutada, kui ka siis tegelikult rakenduste endi arendamist. Küll seal on märgitud, et praegu on näiteks Copilot Studio, mis siis oleks peamine töövahend, et ta on alles early access programmis, et teda ei saa nagu kasutada, aga et ütleme nii, et artikkel ja esitlused sellel teemal on vinged, et ma ei tea, kuidas Arvi, sul on olnud nagu päris kogemust selles vallas, et kui kaugel on see arendus praegu? Ja viimane praktiline kogemus ongi kuskil aasta tagune, et siis ise proovides ütleks küll, et päris küpsta ei ole, et sa saad neid komponente Power Appsi lisada. Küll aga need vastused on tihtipeale, kas siis ei tule sealt üldse vastust või ta ütleb, et ta ei suutnud leida midagi. Aga see on aasta tagune. Küll aga ma olen kasutanud seda Copiloti tööriistana arendamisel, näiteks koodi kommenteerimiseks, täitsa adekvaatsed kommentaarid annab. Natuke peab ise modifitseerima, aga see kindlasti kiirendab pisut. Ja teine koht, kus ta tegelikult ka esimese asjana, kui nüüd avada Power Apps, pakub kui sa hakkad tegema äppi, siis ta pakub Copilotina abi tabelite ja veergude kirjeldamisel, et seda ta teeb, ütleme, rahuldavalt, et kui sa talle kirjeldad midagi, siis ta selle kirjelduse järgi üritab sulle luua siis need tabelid ja veerud, mis sul selleks vaja võib minna. Ja tegelikult täidab ka testandmetega ka need tabelid, et sealt poolt ma ütleks, et on päris palju abi temast küll. Aga kui me räägime nüüd päris sellisest ChatGPT-laadsest tükist, mis siis sulle annab adekvaatseid vastuseid kuskil äpis, siis see on veel suhteliselt toores viimati, kui mina proovisin. Nii et tehisintellekt ikkagi juba natuke nagu päriselt ka arendajate tööd efektiivsemaks muudab, jah, või? Ja, et osad asjad ongi, mida lihtne siin seda Copiloti puhul platvormil endal kasutada, nagu kommenteerimine, mis ma mainisin. Ütleme, tegelikult see ongi ainukene asi, mida ma siin Copiloti puhul kasutan ise. Teistes asjades ma pigem kasutan siis ChatGPT Enterprise'i. Aga see ka aitab siis, see on ka tehisintellekt lihtsalt teises platvormis, jah? Jah, just. Või jah. Hästi, nii et tasub ilmselt jälgida seda tehisintellekti arengut ja töövahendite arengut selles osas. Et kuidas räägiks siis nendest template'idest, et mis asi on Power Appsi template üldse? Ja, et kui alustada või vaadata üldse Power Appsi lehel ringi, siis esimene mõte võib-olla ongi, et siin on päris palju erinevaid kastikesi, nupukesi, menüüribasid, et kus siis nagu pihta hakata, et need, kes ei ole väga või need, kes on siis uued platvormil, siis kindlasti tasuks alustada nendest mallidest. Ja need mallid ongi siis tegelikult valmis rakendused, mida Microsoft ise on teinud ja võimaldanud siis kasutajatel kergesti võtta kasutusse. Võtad selle malli, on ta siis mingi service desk rakendus või mingi loend, ma ei tea, kaupadest,
inventory management rakendus, et neid malle on seal mitmeid ja lihtsasti on neid võimalik siis kasutada, modifitseerida endale vastavalt. Ja samas ka katsetada ja vaadata, et kuidas need asjad siis tehtud on. Kuidas sul on tunne, et alati selliste mallidega on nii, et kas nad on liiga erinevad sellest, mis mul parasjagu vaja on, või siis on neid jälle hästi palju, et kõik vajadused ära katta, aga siis ma ei leia jälle õiget sealt, et on mõistlik nagu neid vaadata ja otsida või tasub ikka nagu nullist alustada alati, tühjalt lehelt või kuidas see tunne on? No, ma ise nagu ütleks, et kui aus olla, siis ega tihti nendest mallidest sa ei pruugi leida seal endale sobivat, kui tegemist on mingi ärispetsiifilise rakendusega. Küll aga, kui on sellised üldlevinumad teemad, siis sealt võib leida midagi. Ja isegi kui sa võib-olla ei leia seal täpselt sellele vastavat, siis sa ikkagi saad vaadata nagu, kuidas see rakendus on tehtud. Äkki sulle meeldib mõni funktsionaalsus sealt ja siis sa näed seda koodi sealt tagant ja lihtsalt kopid selle osa sealt oma nii-öelda custom või siis käsi kootud rakendusse. Et isegi kui sa ei võta seda kasutusse, siis selle nii-öelda uudistamine seal võib anda päris palju kasu ja huvitavaid nippe ja mõtteid sellegi poolest. Nii et on kasulik, kas need mallid on siis ainult nagu kasutajaliidese kohta või ka, ma ei tea, andmemudeli või protsesside või mille kohta nad kõik on olemas? Tegelikult on ta puhtalt kasutajaliides, et kui paar platvormil alustada, siis seal on need standardtabelid tulevad kohe kaasa nagu account ja users ja seal on veel neid terve rida. Et seal on võimalik, kui sa nii-öelda lood keskkonna, siis sa saad öelda, et palun täida see test andmetega, et siis on seal ka andmed olemas kohe. Ja neid andmed siis need mallid ka kasutavad. Aga pigem on niisugune hea võimalus tutvuda, mis asi see rakendus on, kuidas ta üles ehitatud on, et palju lihtsam kui nullist. Ja teine võimalus mallide kõrval on ka see, et sa võtad mingi disaini template'i, mis tähendab seda, et sul on see layout või siis selline vormindus on tehtud, on sul see päis, sul on see keskosa, on ta siis paneelideks jaotatud või mitte, et neid erinevaid vorminguid on ka võimalik. Need on ka justkui mallid, aga nad on tühjad mallid, et need päris rakenduse mallid on ikkagi täis töötavad rakendused ja need vormimallid on nii-öelda tühjad, kus on vorm tehtud ja sa saad ise hakata rakendust sinna peale looma. Et oleneb, kus maalt nagu vaja on ja mis see eesmärk on. Kuidas need Power Appsi enda mallid ehk template'id inglise keeles ja siis see App Source'i valmis rakendust, et mis suhe neil omavahel on või kas üks ei ole nagu natuke teine või nii? Jaa. App Source'iga on tegelikult see, et seal on nii Microsofti enda kui ka erinevad teenusepakkujate poolt siis üles laetud siis lahendused. Et ta võib olla ka mõne teise Microsofti toote perekonna poolt sinna üles laetud. Et sealt ta põhimõtteliselt on sarnane mallidele, aga seal on lisaks Microsofti enda nii-öelda vaikimisi mallidele ka hästi palju kolmanda osapoole lahendusi üles laetud. Kõik need ei ole küll tasuta, seal on ka tasulisi, kui tegemist on mingi CRM lahendusega, et siis neid leiab sealt ka. Aga samas on ka seal tasuta mingisuguseid erinevaid rakendusi, mida saab samuti proovida ja alla laadida. Kas on ka selliseid ettevõtteid või arendajaid, kes elavadki sellest, et nad teevad sinna App Source'i oma rakendusi ja siis küsivad litsentsiraha nende eest või võiks olla niisugune perspektiivikas karjäärimudel või? Väga hea küsimus. Ma ei tea, ma pigem olen näinud seal rohkem selliste suuremate ettevõtete poolt loodud rakendusi, valmis lahendusi ja. Aga jaa, see võimalus on seal ilmselt olemas, kuigi ma usun, et Microsoft filtreerib välja, kes sinna midagi nii-öelda üles panna saab, et seal on oma filter ikkagi vahel, et kes sinna App Source'i saab oma lahendusi lisada. Et päris kõik ei saa sinna seda teha. Palju neid on seal? On nad nagu kümnetes, sadades või tuhandetes?
No seal on tegelikult, ta on üleüldine app source, et seal on Mm. lisaks Power Platformile ka Microsoft 365 ja Dynamics erinevad lahendused, aga sealt saab kenasti filtreerida välja, et ma tahan ainult Power Apps'i või Power Automate'i. Aga neid lahendusi on siin ikkagi, no kui ma filtreerin, siis 1339 lahendust näiteks, et neid on omajagu seal ja mõned ongi ka nii-öelda Microsofti enda poolt. Näiteks Teamsis on see Milestones äpp, kus sa saad lisada need verstapostid, et see on näiteks üks lahendus, mis on Power Apps'i poolt loodud, et see on Teamsi sisse saab samuti neid Power App'e ehitada. Kuidas nagu üleüldse on 1300 rakenduse hulgast leida see, mida ma enda jaoks pean kõige vähem modifitseerima, et kuidas on see liiga keerukas ülesanne või võrreldes, et jälle nullist teeksin ise või? No võib-olla see hea praktika ongi, et kõigepealt vaatan, et kas ma leian sealt app source'ist midagi. Seal on need filtrid ja otsinguread, sa saad sealt kirjeldada, mis sa soovid ja ega väga palju aega sinna ei tasukski panustada, lihtsalt sirvida, et uuesti peaks ratast leiutama, et kas on miskit. Kui ei ole, siis saab samuti vaadata paar platvormi enda mallide hulgast, aga neid malle on seal vähe, et paarikümne ringis, natuke vähem võib-olla isegi oli võrreldes app source'iga, et kui nendest kahest ei leia, siis loomulikult tuleb minna sinna käsikootud lahenduse juurde, mis ongi tegelikult kõige üldlevinum käik, aga alati ikkagi tasub korra pilt peale visata, sest sealt need uuenevad ka. Ja teine või kolmas allikas on ka GitHub, kus tegelikult päris palju postitatakse erinevaid lahendusi ja Power App'e ja erinevaid komponente ka siis, et sealt leiab ka päris huvitavaid valmis lahendusi, mida enda tarbeks kasutusse võtta. Aga nagu alati, et tundmatu või siis ka mitte nii tuntud kolmanda osapoole lahendused tasub ikkagi ettevaatlikkusega kasutusele võtta. Ja, kui lihtne on siis analüüsida, et see kolmanda või kellegi tehtud rakendus, et ta esiteks töötab, et ta arvutab, et 1 + 1 on ikkagi 2, mitte 2,01, eks ju. Ja siis ka enda jaoks kohandada, et ma ei tea, võib-olla seal ma tahaks ainult 50% sellest funktsionaalsest, et ülejäänu välja visata, et kas see on ilma, et see asi katki läheks siis jah, et kuidas see lihtsus või keerukus sellisel tegevusel on? See on väga hea küsimus. Eks ta käib samamoodi nagu enda loodud rakenduse puhul, et kui sulle mingid moodulid ei sobi või huvi ei paku, sa saad need kas siis ära peita või siis täiesti eemaldada. Küll aga siin võibki tulla see, et kui seal on mingi sõltuvus komponenti vahel, siis ta võib katki minna. Et kuna kolmanda osapoole rakendusi ei tunne, kuidas on ehitatud, mis on need seosed seal, siis tõesti ta võib juhtuda, aga ta annab sulle kohe sellest märku ka, et sa saad siis nii-öelda tagasi võtta selle käigu ja kui on aega ja tahtmist, siis vaadata, et mis need sõltuvused on ja siis need siis vastavalt kohandada sellega, et see eemaldamine midagi ära ei lahuks. Et see võib võtta nii-öelda aega, et see saada enda jaoks tööle, et see kõik sõltub sellest rakendusest ja mida siis täpselt vaja teha on. Et ma mõtlen, et kui võrrelda niimoodi väga traditsioonilist tarkvaraarendust, kus on miljoneid ridu koode ja siis, kui ühes kohas seal sulud ära vahetada või mingi selline, siis praktiliselt on ju võimatu seda leida, et viga tuleb sealt või et kas see on Power Apps keskkonnas kuidagi lihtsam? Yeah. See on selles mõttes lihtsam, et ta näitab sulle kohe, millise komponendi juures on viga ja ka kirjeldab seda, miks see viga tekkis ja mis tal siis puudu on. Et ma ütleks, et selliste vigade parandamine on üldjuhul ikkagi lihtsam ja seda koodi on ka seal ikkagi vähem, sellepärast et seal on funktsioonid ja need ütleme, valmis funktsioonid, kus on siis sisend-väljund, et seda koodi on seal selle võrra ikkagi vähem, et sa ei pea seal süvitsi kaevama minema, et on lihtsam.
okei, no väga hea. Aga need olidki need teemad, millest täna tahtsime rääkida ja soovitame siis proovida ise Power Platformi, et kui valmis AppSource'is olevat rakendust ei ole, mis teie probleemi kohe lahendab, siis ikkagi vaadata template idest, et kas saab sealt mõne malli võtta ja kiiresti teha või siis, et viimases hädas alles minna ise nullist valge lehe pealt või valge ekraani pealt siis minna arendama. Jah, kuigi üldjuhul see on siuke levinum ja kõige populaarsem valik vaatamata sellele, aga alati tasub siiski vaadata nendesse ka. Võib kiirendada oluliselt. Ja. Olgu, aga suured tänud ja järgmise korrani siis. Aitäh, järgmise korrani.